Tere päevast! Austatud saalis viibijad ja ülekande jälgijad kodudes. Algamas on Elva gümnaasiumi 9A ja 9B klassi lõpuaktus. Palun kontrollida, et mobiiltelefonid oleksid hääletul režiimil. Aitäh! Ning ongi aeg kutsuda saali meie tänased päevakangelased. Palun lõpetajate pidulikuks saali tulekuks püsti tõusta. Vaikselt puliseta enda laulu laula puniseta vastu tekitab on küll. Ta päikest veeldab on küll. Üle kivide ja mätaste vesi vaikselt tehnib hoola. Ta väga rahulik on küll. Ta väga rahulik on küll. Iga vesi jõuab ükskord jõhtenda selleks üle ta kõik tõkked, kuid varsti hoia tahab tagasi, ta oma poole tagasi. Iga vesi jõuab ükskord jõhtenda selleks üle ta kõik tõkked, kuid varsti hoia tahab tagasi, ta oma poole tagasi. Põhikooli lõpuaktuse avamiseks on sõna Elva gümnaasiumi direktoril härra Marek Sammulil. Kallid 9. klassi lõpetajad, lugupeetud vallavanem, head lastevanemad, õpetajad ja külalised. Täna on taas jagamise päev, rõõmu jagamise päev. Tunnistused saate ka. Head lõpetajad, 9 aastat olete saanud koolipinki nikkida, sõpradega nageleda, õpetajatega vaielda, lugeda, harjutusi lahendada ja nii edasi ja nii edasi.
Kes pingutas, seda saatis edu. Kes pingutas vähem, nendel on läinud veidi keerulisemalt. Kes libises ladusalt läbi kooli ja ei pidanudki pingutama, palju õnne. Aga on vaja meeles pidada, et igal pool ja alati ei pruugi niimoodi minna. Hea äratundmine, kus saab lihtsalt ja kus peab pingutama, on pool võitu edasises elus. Ma toon näiteks ikka iseenda elust paar seika. Mina libisesin koolis väga lihtsalt läbi, ei pidanud pingutama. Aga väga on meeles see üks kord, kui matemaatikaõpetajaga läitsa tülli läksime. No keegi klassist ei saanud teemast aru, isegi mina ei saanud teemast aru. Aga õpetaja ütles, et nii on ja me lähme edasi ja võtame uue teema. Läksin vihaga koju, võtsin matemaatikaõpiku. Üllatus oli suur. Selgus, et õpikust on ka võimalik õppida. Ma võtsin selle õppetunni endaga kogu eluks kaasa. Teine hetk, kunagi juppmaad hiljem astusin ülikooli ja sain aru, et ma olen teistest kõvasti maha jäänud. Minu ümber on väga tõsised pühendunud bioloogiahuvilised, aga mina tulen väljastpoolt, ma ei olnud käinud aastaid taimi ega putukaid määramas, ma ei teadnud mitte midagi. Ma olen kogu hilisema elu olnud tänulik sellele taipamisele tol hetkel, et teistega samale pulgale jõudmiseks pean ma topelt pingutama. Pean neist palju rohkem õppima. Õpingute käigus sain teada sedagi, et selle kohta on isegi teooria olemas ja hüpotees kannab nime punase kuninganna hüpotees. Kõigele on seletus, kui on jaksu süveneda. See teine lugu õpetas mulle seda, kui tähtis on peeglisse vaatamise oskus. Püüd mõista, kes ma olen, saada aru, kus ma olen ja oskus teha sellest kõigest õigeid järeldusi. Küll tunnistada, et ma jään teistele milleski alla, milleski olen parem ka, aga mitte leppida sellega, vaid asuda tööle. See ei ole alati lihtne ega mugav, see peeglisse vaatamine, nõuab mõnikord isegi tõsist julgust. Keegi ei tea ju, mis sealt paista võib. Aga kui see pilt on kinni püütud, siis on jällegi vaja julgust ja oskust nähtavat pilti ausalt analüüsida. Räägin eneseanalüüsist, adekvaatsest minapildist. Miks see oskus on tähtis, miks sellest just nüüd kõnelda? Aga sellepärast, et just praegu olete te kõik siirdumas uude kollektiivi. Enamus teist mõnda uude kooli, mõni isegi tööle. Ka need, kelle õpingud jätkuvad Elva gümnaasiumi 10. klassis, saavad endale suure uue klassi, kus pooled õpilased on uued. Igas uues kollektiivist algab kõik otsast peale. Kel on julgust ennast ausalt hinnata, neil on suurem tõenäosus ka uues keskkonnas edukalt hakkama saada. Kes on valinud enese imetlemise tee, neil võib tulla tagasilööke. See mõistmine, kes ma olen ja mida ma elult tahan, see mõistmine teeb palju lihtsamaks ka edasiste eluotsuste langetamise. Milline amet valida, milline eriala, te ei peagi seda praegu veel teadma. Ärge kartke eriala vahetada, ärge kartke suunda vahetada. See kõik tuleb ainult kasuks. Aga see hetk, kui saabub mõistmine, kes ma olen ja mida ma tegelikult tahan, sel hetkel läheb oma tuleviku üle otsustamine palju lihtsamaks. Ma võtsin täna kaasa ühe raamatu, mis sellest kõrvalt vaatamisest kõneleb. Selle raamatu soovituse sain ühest teadusajakirjast, aga raamatu autor on Terry Pratchett. Ma usun, et paljud teavad, mis asi on kettamaailm ja on Terry Pratchetti lugusid kettamaailmast lugenud. Sellel raamatul on veel 2 suurepärast kaasautorit. Need 3 nime, Terry Pratchett, Ian Stewart ja Jack Cohen, väärivad alati tähelepanu, need on suurepärased sulemeistrid. Aga nüüd siis raamatust. Siin juhtub nõnda, et nähtamatus ülikoolis võlurid teevad eksperimendi ja nagu hea tava on, eksperiment läheb untsu.
Selle käigus tekib nende suureks imestuseks üks ümmargune maailm. Selline väike kuskil katseklaasis, mida saab suure luubi abil uurida. Imed jätkuvad, sel keramaal hakkavad kujunema oma mängureeglid, seal tekib isegi elu ja võlurid jäävad huviga ootama, kas elu millalgi ka mõistuse tekkeni viib. Katseklaasis teadupärast juhtuvad asjad kiiresti. Ühel toredal hetkel puhkepausilt naastes avastasid võlurid, et vist ongi vahepeal seal keramaailmis mingi teadvusega olend tegutsenud. Olendid ise on kadunud, jäljed tegevusest on alles. Miks sellest kõnelda? Mis sellest võtta? Üks soovitus, mis on ilmne. Pange oma elu vahelduseks väikesesse anumasse, vaadake seda kõrvalt. Mida ausamalt vaadata õnnestub, seda toredam, seda õpetlikum. Aga lisaks sellele on siin veel võrdlusi, mis tähelepanu väärivad. Kas või seesama, et kas meie, igaüks meist, elame niisama või jõuame ka mingil hetkel mõistusliku tegevuseni. Rõhutada tahan hoopis kolmandat. Seda, et inimliigi kestus planeedil Maa on üliüürike, olgu me tegevuse jäljed pealegi väga suured. Siit edasi minnes, astudes mõõtkavas järjest suurema poole, meist igaühe elu on veel lühem ja see, mis jälg meist kellestki maha jääb, väärib järgi mõtlemist. Veelgi enam, see tähelepanu, mida me kogume, mida me soovime ja mille nautimine meile nii palju rõõmu pakub, on pikas perspektiivis täiesti mõttetu. Kui üldse midagi meie tegevusest tähelepanu väärib ja järgi jääb, siis see ei ole see odav populaarsus. See on midagi muud. Mõelda tuleb suurelt. Mõelda tuleb ajatutele tulemustele, tööle, mille mõju kestab aastakümneid, ideaalis pikemaltki. Kuidas selleni jõuda? Eks siin ole mitmeid võimalusi, mitmeid väljundeid, igaüks peab leidma oma. Üks hea valem siiski on. Kui leida selline tegevus, mis siiralt rõõmu pakub ja siis sinna energiat ja vaeva sisse panna, siis on lootust saavutada tulemusi, mis ka teistele korda lähevad ja mille järgi meid kunagi ehk ka meeles peetakse. Aga ei tohi kunagi unustada, et anne ja unistamine eduks ei ole piisav. Edu tuleb tööga. Võtan selle sama Terry Pratchetti sõnadega. Kui sa usaldad ennast ja ootad oma unistuste täitumist, pürid tähtede poole, saad sa ikkagi lõpuks lüüa nende käest, kes sama aja kasutasid tõsiseks tööks ja asjade äraõppimiseks. Ainult ambitsioonist ei piisa. Ambitsioon ilma sihita, no ei teagi, kuhu see viib. Mõttetu tõmblemine. Eesmärk peab olema kõigepealt üks suur, palju väikseid, selliseid üheks päevaks või üheks nädalaks. Miks ma täna siin olen? Mida ma täna siin tahan saavutada, ära õppida, ära teha? Ja kuidas see aitab mind minu pika eesmärgi poole? Seejärel saab valida vahendid ja meetodi ja tööle asuda. Mõelge suunale, mõelge eesmärkidele, aga nautige ennekõike teekonda. Teekond on tähtis. Üks samm korraga, see ongi tee, see ongi edu suunas liikumine ja ühtki sammu ei saa vahele jätta. Otse teed ei ole. Keegi on alati algaja, keegi on alati raske töörugaja, õpipoisina. Keegi ei sünni meistriks. Winston Churchill ütles selle kohta, edu on ühest ebaõnnestumisest teise ebaõnnestumise juurde rühkimine ilma entusiasmi kaotamata. Head lõpetajad, te lõpetate täna küll põhikooli, aga mitte kellegi jaoks teie hulgast ei lõppe täna siin õpingud. Ja kogu mu jutu mõte on see, et teie tulevane edu ja ebaedu sõltub ainult ja ainult sellest, mida ja kui palju te õpite. Kes jõuab ja õpib rohkem, see ka saavutab rohkem. Ja kes hindab oma oskuseid ja teadmisi ja iseloomu omadusi täpsemini kui teised, oskab endale ka parema arengutee valida.
Head lastevanemad, teie tunnete oma lapsi kõige paremini. Aidake neid selle õige tee valiku juures, aga ärge palun liialt palju suunama hakake. Laske neile endil valida, ise otsustada, ise katsetada, ise eksida ja siis uuesti proovida. Üha enam hakkavad nad nüüd teie käest ära libisema ja nii käibki. Nad peavadki oma elu elama hakkama. Aga neil on vaja seda seljatagust, seda kindlust, mida teie saate pakkuda. Suur tänu teile, et te olete oma lastele nende senistes õpingutes, senises tegevuses olnud toeks. Aitäh teile, et olete näinud koolis head partnerit, et olete õpetajaid aidanud teie enda lapsi aidata. Head õpetajad, suur tänu teilegi, et olete nendesse noortesse inimestesse nii palju endast kaasa andnud, kogu hingest nende sirgumisele kaasa elades, neid nii mures kui rõõmus toetades. Kindlasti on need õpilased aastatega teilegi südamesse kasvanud. Hoidke neil siis pilk peal, pange tähele, kuidas neil edasi läheb. Nende elukäik on ka teie kujundatud. Head lõpetajad, lubage mul veel kord tsiteerida Terry Pratchettit. Miks minnakse ära? Selleks, et saaks tagasi tulla. Selleks, et saaks seda kohta, kust sa läksid, näha uute silmadega ja ekstra värvides. Ja inimesed vaatavad sind siis samuti teistmoodi. Tagasi tuleks sinna, kust sa alustasid, ei ole sama, mis mitte kunagi ära käimine. Toogu teie teed teid ja ikka ja alati Elvasse tagasi. Ärge unustage oma klassikaaslasi, ärge unustage oma õpetajaid, oma kooli. Edu teile, ikka uudishimulikku meelt. Tervituseks saab sõna Elva vallavanem härra Priit Värv. Tervitus, head õpetajad, lugupeetud õpetajad, head lapsevanemad, külalised. Mina hõivan nüüd järgmised 45 minutit. Üks etapp teie elus on läbi saanud. Super. Siit on pikk tee veel edasi minna, ärge heitke meelt. See osa, mis teil nüüd oli läbi, see oli see kohustuslik osa. Aga see ladus teile hea vundamendi selleks, et nüüd te saaksite hakata endale õppima. Just sellel teel, nagu teile on vaja, nagu mis teil silma särama paneb, mida teie soovite teha. Ma usun, et paljud teist jätkavad siin samas Elva gümnaasiumis, aga kuhu iganes teistesse koolidesse teie teed viib, siis ma arvan, et kõik on õiged teed. Ja loomulikult olete suure pingutuse siin ära teinud, et kui võib-olla siis parafraseerida Aabitsa kukke, kus oli öeldud küll esimese klassi kohta, aga võib öelda ka põhikooli kohta, et ega see, kes soovib ikka õppida, sel on põhikoolis õppida küll ja küll, pole kuskil kiiret. Aga jah, suur töö teie isiklikus arengus on veel ju ees, ja inimene õpib kogu elu ja teie elu on ju päris algusjärjes. Et just nagu selline kevadine võrse, mis on saanud väikse väetise, alustanud kasvamist, kuid nii-öelda suureks taimeks ja viljade korjamiseks on aega veel küll ja küll. Sinna läheb aega ja nagu direktorgi ütles, sellel teel võib tulla konarusi, kuid kindlasti ärge heitke meelt, kui teie teele tulevad raskused, siis võtke iga raskust või takistust kui väljakutset, mida on ainult rõõm ületada. Ja teadke alati, et iga musta pilve järel saabub taaskord päike ning iga mäe taga tuleb taaskord org. Ja lõpuks on maakera ümmargune nii, et kõik, mis sa teed ainult endale. Ja ärge liialt muretsege
mida teised teist mõtlevad. Püüdke leida iseennast, mõelda iseendast nii, nagu teie iseennast näete. Mitte olla eneseimetleja, vaid olla enda vastu aus, koos oma heade oskuste ja omadustega ja oma vigadega. Ja enda üle tuleb alati osata naerda, sest et kui te enda üle ise ei naera, siis olge täitsa mureta, teised teevad seda teie eest. Aga alati pea püsti, julgelt edasi, unista suurelt ja julgelt. Mida suuremalt sa unistad, seda rohkem siin elus täide läheb. Mida väiksemalt sa või madalamalt sa lendad, seda madalamale sa jääd. Olge julged ja nagu direktor ütles, julge eksida. Head vanemad, suur kummardus ja tänu kõikidele teile, kes te nii palju olete nende noorte ilusate inimeste arengusse panustanud. Nagu Papa Kiir ütles, kui me nii palju kahju oleme kannatanud, ei saa seda teed mitte pooleli jätta. Edu teile edaspidistes kannatustes. Toetage ikka julgelt, ükskõik millised need teed neil on ja kui tuleb ka tagasilööke, ärge mitte hetke neile ette, vaid julgustage uuesti proovima, ikka püsti tagasi ja selge siht silme ees edasi. Julgus. Ja huvitav asi on tulnud nende lõppaktustega. Mul on 3. aastat võimalik seda teha ja paratamatult ma näen nii palju tuttavaid inimesi, kellega ma ise olen koos koolis käinud. Mis juhtus? Meie oleme nii ilusad ja noored ja nad tulevad nagu hooga järele. Kas mingil hetkel lähevad mööda? Meiega jäämegi noorteks ilusateks. Aga ülimalt vahva on seda näha. Head õpetajad, ei ole võimalik vist ülearvu palju kiita seda tööd, mida te teete. Ja see on igas eluetapis minu arust ülimalt oluline. Olgu see lasteaed, olgu see põhikool, olgu see keskkool, ülikool, ei ole vahet. Noorte inimeste jaoks on ülimalt oluline, et neil oleks kellelegi toetuda, kellegi käest küsida, kellegi käest nõu saada. Nemad ju kogevad kõike esimest korda, kõik uus on nende jaoks uus. Ja mõnikord on see väga oluline inimene hoopiski mitte õpetaja, võib-olla mitte nende aineõpetaja, on keegi teine kooli personalist, on keegi kõrvalseisja, täiskasvanud inimene, kellest lähtuda ja juhinduda. Ja kelle nõuanne on võib-olla tol hetkel just väga oluline, kui seda on vaja. Aitäh teile ja toetage jätkuvalt oma noorte laste arengut. Ja teile loomulikult ilusat suve. Nagu direktor ütles, võite vahepeal ka tööd teha. Minu soovitus on ärge sinna tööle kinni jääge. Tehke suvel väike tööamps, et saada veitsa kogemust, aga ikka kooli edasi, nii kaua kui on võimalik. Tööd on aega terve eluaeg teha. Et ärge seda väga südamesse võtke. Nautige suve, nautige enda sõpru, olge teineteise vastu sõbralikud, head ja toetavad, märgake, kui kellelgi on kehvasti ja toetage teda. Ja nautige seda teekonda, kuhu iganes see teid viib. Olge tublid, ilusat suve!
uputan silmad aabitsasse ja mängin pimesikku seal, nagu poleks elu jooksul näinud tähestikku. Tead, täna õpin täis häälikuid, konsonante homme, mõmmi vihastab ja närib silma iiriseid kui komme. Nii kõlasid fraasid Reketi luuletusest Pea laiali otsas. 9 aastat kestnud õppimine on jõudnud olulise verstapostini. Kes mängis pimesikku, kes tundis huvi ja uuris kõike uut. Kes aeg-ajalt vihastas ning ei mõistnud. Nüüd on aeg vaadata õpikust, töövihikust, töölehtedest kaugemale ja panna tööle fantaasia, sest põhikool on jäämas selja taha ning maailm teile avatud. Põhikooli lõputunnistuste kätteandmiseks palun siia Elva gümnaasiumi direktori Marek Sammuli, õppejuhi Merle Säsi ning 9. A-klassi klassijuhataja Silver Aarna. Põhikooli riiklik õppekava paragrahv 23 ja põhikooli gümnaasiumi seadus paragrahv 30 alusel lugeda põhikool lõpetanuks ja väljastada lõputunnistus järgmistele Elva gümnaasiumi 9. A-klassi õpilastele. Simona Korol lõpetab 9. klassi kiituskirjaga. Palume siia koos vanematega. Andreas Lilleorg lõpetab 9. klassi kiituskirjaga. Palume siia koos vanematega. Emili Mirtel Markov lõpetab 9. klassi kiituskirjaga. Palume siia koos vanematega. Maximilian Hukk lõpetab 9. klassi. Tunnustatakse tänukirjaga hea õppimise eest. Palume siia koos vanematega. Miia-Maria Ivask lõpetab 9. klassi. Tunnustatakse tänukirjaga hea õppimise eest. Palume siia koos vanematega. Kristjan Keps lõpetab 9. klassi. Tunnustatakse tänukirjaga hea õppimise eest. Palume koos vanematega.
Charlotte Victoria Mägi lõpetab 9. klassi, tunnustatakse tänukirjaga hea õppimise eest. Palume siia koos vanematega. Kaur Nuia lõpetab 9. klassi, tunnustatakse tänukirjaga hea õppimise eest. Palume siia koos vanematega. Eike-Marii Rõivas lõpetab 9. klassi, tunnustatakse tänukirjaga hea õppimise eest. Aine kiituskiri bioloogias. Palume siia koos vanematega. Lisette Smorodina lõpetab 9. klassi, tunnustatakse tänukirjaga hea õppimise eest. Palume siia koos vanematega. Grete Koppel lõpetab 9. klassi, aine kiituskiri muusikas, tunnustatakse tänukirjaga suurepärase koostöö ja eduka osalemise eest teadusteatrite festivalil läbi aastate. Henri Henno lõpetab 9. klassi. Tristan Ilves lõpetab 9. klassi. Birgitta Järv lõpetab 9. klassi. Karl Kelt lõpetab 9. klassi. Martin Mestiljainen lõpetab 9. klassi.
Egeli Miilaste, lõpetab 9. klassi. Marlin Pabos, lõpetab 9. klassi. Anett Peedo, lõpetab 9. klassi. Karmen Raid, lõpetab 9. klassi. Oskar Rebane, lõpetab 9. klassi. Meri-Bel Soots, lõpetab 9. klassi. Keir Kristjan Sugul, lõpetab 9. klassi. Aitäh 9. A-klassi klassijuhataja Silver Aarna. Head lõpetajad, paljude teed lähevad nüüd sinna rajale, kuhu hea klassikaaslase sõbra jalg enam ei astu. Ühisest teest saab tore mälestus, mis loodetavasti aeg-ajalt teile ikka ja jälle meenub. 9. A-klassi nimel kõneleb Emili Mirtel-Markov. Lugupeetud direktor ja õpetajad, armsad kaasõpilased ja siinviibjad, tere tulemast ka minu poolt Elva gümnaasiumi 9. A ja 9. B põhikooli lõpuaktusele. Täna oleme jõudnud siia, et ametlikult tähistada meie elu ühe tähtsama peatüki lõppu ja uute peatükkide algust. Tänane pidulik päev on viimane kord, kui saame meenutada neid aegu, mis me koos veetsime. Lõpuks ometi pärast 9 aastat Elva gümnaasiumis võime öelda, et oleme täieõiguslikud kohustusliku üldharidusmiinimumi ehk põhihariduse omanikud.
Eesti Vabariigi põhikooli ja gümnaasiumiseaduse üldsätete 2. paragrahvis on öeldud, et põhikool on üldhariduskool, mis loob võimalused põhihariduse omandamiseks ja koolikohustuse täitmiseks, aga minu jaoks on olnud põhikool nii palju rohkemat. Põhihariduse omandamise teekond on olnud täis head ja halba, nii rõõmu kui ka kurbuse pisaraid, töökust ja laiskust. Aga kõige märkimisväärsed on siiski 9 aasta jooksul kogutud sõbrad, magamata ööd, õpikud padja all, mõõtmatu arv kontrollteid ja tunnikontrolle ning lõpmatud vaidlused klassikaaslastega. Soovime tänada kõiki õpetajaid, kes on olnud osa meie 9 aasta pikkusest teekonnast ja sõpru ning pere. Aitäh õpetajad, et olete olnud kannatlikud, pühendunud ja hoolivad. Aitäh, sõbrad ja pere, et olete toetanud rasketel hetkedel ja tähistanud meie edusamme. Viimaks soovime tänada kogu südamest teid, minu kallid klassikaaslased. 9 aasta jooksul oleme koos kasvanud ja õppinud ning nüüd võime öelda, et oleme jõudnud siia, põhikooli lõppu. Kahjuks lähevad meie teed enamusel sügisest laiali, aga ma olen igavesti tänulik, et ma sain teiega põhikooli läbida, kallis 9A. Palju edu teile ükskõik, kuhu teie teed viib, unistage suurelt ja palju õnne meile. Lõpetuseks on mul teile üks mõttetera 5 miinuselt, mis ma loodan viib teid elus kaugele. Ei ole vaja teha asju kehvasti, kõik, kes teevad kehvasti, tehke paremini. Aitäh! Kanalt arst ja füüsik William Osler on öelnud, et ükski seebimull pole nii värvikas ega lenda nii kaugele kui see, mille puhub hea õpetaja. Kui värvikad olete teie 9A klass, seda teab vast kõige paremini teie klassijuhataja Silver. Nii et Silver, sõna on sul. Jah, vaadake, see on see, mida te peate selleks tegema, et mind ülikonda saada. Head lõpetajad, lugupeetud õpetajad, vanemad ja külalised ja vallavanem. Ja direktor ütles, et tulge ikka tagasi, mina tulin tagasi, et siinkohal tahan tervitada enda klassijuhatajat Reo. Ma näen... Ma näen seda kõike uutes värvides, see, mida teie ei näe paraku. Aga täna seisame siin, et tähistada ühe tähtsa etapi lõppu, põhikooli lõpetamist. See on see hetk, mille vaatame tagasi teekonnale, mida oleme koos käinud. Ja samal ajal suuname pilgud tulevikku, kuhu saadame lõpetanud uutele väljakutsetele ja võimalustele vastu. Vahel küsitakse, millist nõu annaksime endast 10 aastat noorele minale? Kujutage endid 10 aastat nooremana, see tundub üsna noor. Või mis? Tõenäoliselt ei oskaks see noorem mina teie praeguse tarkusega suurt midagi peale hakata. Kuid mõeldes endid 10 aastat vanemaks, kõlab see juba vanana, kas pole? Millist nõu annaks see tuleviku mina teile täna? Mina ütleksin endale, Silver, kasuta aega mõistlikult. Sama nõu annan teilegi, kasutage oma aega mõistlikult. Meie kõige olulisem ressurss ongi ju aeg, kuid mida tundub vahel justkui piiramatult käes olevat. Kui sügisel hakkasin teile klassijuhataja tundides lugema 9. klassi lõpuni, lugema nädalaid 9. klassi lõpuni, tundus see arv esmalt vähenevat suhteliselt aeglaselt, kui mingi hetk oligi 35 töönädalat jõudnud 0 lähedale, kui hakati kontrollima eksamitega teie teadmisi. Kes teist mäletab seda üllatusmomenti, et kas ongi läbi? Mina mäletan seda väga hästi.
järgmised 10 aastat lähevad mööda lennates. Te ei panna tähelegi, kui varsti on käes kõik diplomid ja möllate töömaastikul. Ärge laske tekkida olukorral, kus siis peaksite ütlema, et annaksin 10 aastat nooremale minale soovituse kasuta aega targasti, sest te olete seda juba teinud. Hoidke neid, kes on teile olulised, hoidke sõprust ja ehitage enda ümber tõeline kogukond. Olge valmis haavatavuseks, tehke vigu, tunnistage neid ja õppige neist. Kallid lõpetajad, meie ühine teekond on olnud täis mälestusi, mis jäävad meiega igaveseks. Ma jään alati meenutama teie segaduses nägusid, kui selgus, et tundi ei saagi niisama ära jätta. Lõputuid käepigistusi ja võrrijutte, emotsioonituid ja uniseid nägusid, mida ei suutnud äratada isegi tunni kontrolli mainimine. Ma jään igatsema teie iga-aastaseid spontaanseid kohtinguid klassiöödel, koridoris vastu jooksvaid ja kuidas mul läheb küsivaid nägusid, teie toorest musta huumorit, rõõmsaid ja positiivsust täis nägusid ka kõige raskemates olukordades ning mitme vaikset ja tasakaalukat sihikindlust. Neid hetki oli mitmesuguseid. Te olete kõik omanäolised. Jääge iseendaks. Te olete kogenud nii rõõmu kui ka raskusi, kuid iga kogemus on teid vorminud sellisteks, nagu te täna olete. Ma soovin tõesti teile kõigile kõige paremat. Suun viid näita
Jätkame põhikooli lõputunnistuste kätteandmisega 9. B-klassile. Palun siia koolidirektor Marek Sammuli, õppejuhi Merle Sasi ning 9. B-klassi klassijuhataja Kati Grillo. Väljastada lõputunnistus järgnevatele 9. B-klassi õpilastele. Laura Aigro lõpetab 9. klassi kiituskirjaga. Palume siia koos vanematega. Karola Kalnap penkis lõpetab 9. klassi kiituskirjaga. Palume siia koos vanematega. Kaspar Anderson lõpetab 9. klassi. Tunnustatakse tänukirjaga hea õppimise eest. Palume siia koos vanematega. Ramon Jurak lõpetab 9. klassi. Tunnustatakse tänukirjaga hea õppimise eest. Palume siia koos vanematega. Liis Kisand lõpetab 9. klassi. Aine kiituskiri bioloogias. Tunnustatakse tänukirjaga hea õppimise eest. Palume siia koos vanematega. Käroli Käos lõpetab 9. klassi. Tunnustatakse tänukirjaga hea õppimise eest. Palume siia koos vanematega. Joonas Pirksaar lõpetab 9. klassi. Tunnustatakse tänukirjaga hea õppimise eest. Palume siia koos vanematega. Katriin Sööt lõpetab 9. klassi. Tunnustatakse tänukirjaga hea õppimise eest. Palume siia koos vanematega.
Hannes Tamm lõpetab 9. klassi. Tunnustatakse tänukirjaga hea õppimise eest. Palume siia koos vanematega. Kerili Uin lõpetab 9. klassi. Tunnustatakse tänukirjaga hea õppimise eest. Palume siia koos vanematega. Madis Laaneoks lõpetab 9. klassi. Mirko Johannes Laul lõpetab 9. klassi. Tobias Lepik lõpetab 9. klassi. Markos Liira lõpetab 9. klassi. Adeele Luik lõpetab 9. klassi. Kristjan Männiste lõpetab 9. klassi. Mattias Nahkur lõpetab 9. klassi. Rene Poola lõpetab 9. klassi. Kristiila Puusepp lõpetab 9. klassi. Sten Šasmin lõpetab 9. klassi. Emili Sepper lõpetab 9. klassi.
Gregor Soonberg, lõpetab 9. klassi. Hanna-Marii Taul, lõpetab 9. klassi. Eerik Veelmaa, lõpetab 9. klassi. B-klassi klassijuhataja Kati Grillo, aitäh! Mida lähemale jõudis põhikooli lõpp, seda tihemini kuulsin koolimajas 9. B-klassi õpilaste huultelt fraasi Kati ja tema käsilased. Tänaseks olen jõudnud teadmiseni, et jutt käis siis 9. B-klassist ja klassijuhatajast. Ning ega ma sellest roost rohkem teada ei saanudki. Nii et sõna saab klassijuhataja Kati. Äkki oskad seda teemat meile avada? Kallid lõpetajad, juhtkond, kolleegid, lapsevanemad ja külalised. Siin on pikemad mehed on vahepeal. Need 6 aastat teiega on olnud täis õppimist, kasvamist ja üksteise toetust. Olen näinud, kuidas te kõik olete muutunud väikestest kooliütsidest noorteks täiskasvanuteks, kellel on unistused ja eesmärgid. Te olete tõestanud, et olete võimelised ületama raskusi, hoidma kokku ja saavutama oma unistusi. Olge alati julged oma unistusi jälgima. Olgu need kui suured tahes. Ärge kartke teha vigu, sest just nendest õpime me kõige rohkem. Ning ärge kunagi unustage, et haridus on teie parim kaaslane ja tööriist maailmas, mis muutub kiiresti ja pakub lõputuid võimalusi. Kasutage seda teadmiste ja kogemuste pagasit, mida olete siit koolist saanud, ja jätkake õppimist kogu elu vältel. Lõpureisil palusin teil otsida Kalana rannast ühe kivi. Need 23 kivi on nüüd minu lillepeenras. Iga kivi peegeldab teie isiksust, iseloomu ja sisaldab meie koos veedetud hetki. Ning iga kord, kui neid vaatan, näen teid, mu armsad lapsed. Ühised mälestused on jäädvustatud raamatusse, mille te saite. Ning loodan, et leiate aega seda aeg-ajalt kätte võtta ning neid 9 aastat meenutada. Tänan ka teid, kolleegid ja juhtkond. Teie töö ja pühendumus on olnud hindamatu. Olete jaganud oma teadmisi ja kogemusi, olnud toeks ja suunanud õpilasi nende teel. Teie panus on aidanud kujundada iga lapse tulevikku ja ma olen teile sellest südamest tänulik. Kallid lapsevanemad, koostöö, toetus ja mõistev suhtumine on olnud minu jaoks väga oluline. Teie usk oma lastesse, panus nende hariduse teekonnal on olnud märkimisväärne. Ilma teieta ei oleks me täna siin. Suured tänud, et olete olnud partnerid ja toeks lastele sellel teekonnal. Kallid lõpetajad
9A ja minu käsilased. Ees on nüüd avatud uksed uutele võimalustele. Te astute järgmised sammud oma haridusteel ja elus. Kuigi teie teed võivad viia teid erinevates suundades, jäävad mälestused ja õpitud õppetunnid alati teiega. Pidage meeles, et edu ei mõõdeta ainult saavutustes, vaid ka selles, kui palju te hoolite ja panustate teistesse. Soovin teile kõigile edu ja õnne teie edasises elus. Teie tulevik on teie enda kätes ja ma loodan, et te kõik suudate saavutada suuri asju. Aitäh teile, olete kallid! Üheksanda B-klassi lõpetajate nimel kõnelevad Laura Aigro ja Mattias Nahkur. Tere, kallid õpetajad, lõpetajad, lapsevanemad ja kõik saalis viibijad. Ma usun, et me kõik oleme siin sama põhjusega. Nimelt, me lõpetame põhikooli. Sellise sündmuse puhul mõtlesime, et viime teid väikesele rännakule hetkest, kui see kõik algas. See teekond sai alguse 1. septembril 2015. aastal, kui me olime esimest korda oma koduklassis A202 ja meie klassijuhatajaks oli Ave Sugul. Tol hetkel ei osanud keegi meist veel oodata, milline see koolitee siis õigupoolest on. Ainus, mis me teadsime, et 9 aastat peab koolis käima ja et see on väga pikk aeg. Edasised aastad läksid tasapisi, kuni oli käes 4. klass. Siis sai meie uueks koduklassiks B203 ja klassijuhatajaks Kati Grillo. Silmapilgult jõudis kätte 7. klass, uus maja, uued õpetajad, kohati oli keeruline, aga klassina tulime raskustest üle. Järsku oli käes 8. klass ja loovtööd. Need saime kõik tehtud ja siis oligi aeg hakata valmistuma eksamiteks. 9. klassis olime tagasi siin, kus kõik alguse sai, Tartu maantee 3 koolimajas, kuid nüüd ruumis B305. Praegusel hetkel on meil eksamid tehtud, tunnistused kätte antud ja on aeg öelda üksteisele tänud nende 9 aasta eest. Oleme läbinud kõik tuuled, tormid ja päikselised päevad, kuud ning aastad. Me teame, et meiega pole olnud kerge, kuid loodame, et sellest kõigest, mis koos sai ette võetud, mingis hästi ei läinud, õppisime nii meie, õpetajad kui lapsevanem. Aitäh teile kõigile õpetuste, toetuse ja suuna näitamise eest. Oleme teile lõpmatult tänulikud. Õpetajate tänamiseks kutsun siia ka Grete Koppeli.
9 aastat on möödunud kiiresti ja oleme väga tänulikud oma vanematele, vanavanematele ja teistele pereliikmetele toetuse eest. Aitäh kõigile õpetajatele, kellega me 9 aasta jooksul õppetundides kohtusime. Palume kutsutavaid õpetajaid lava ette tulla, kui nad oma nime kuulevad. Saskia Ariku tundide ülesehitus erines teistest tundidest ja tunnis tehtavate hindelised tööd olid väga huvitavad. Tänu õpetaja Evelin Augile muutusid meie saksa keele tunnid koostöiseks ja õppimine läks ladusamaks. Mõned meist avastasid Marta mõistuse tundides oma suurema huvi bioloogia teemade vastu, sest tundides näidatavad slaidid olid huvitavad ja värvikad. Meie eesti keele õpetaja Merje Vihalem oli väga mõistev, kui vajasime lisaaega klassivälise kirjanduse lugemiseks. Riina Merike Koemets on entusiastlik õpetaja, kes teab oma õpetatava aine kultuurist, keelest ja ajaloost kõike. Õpetaja Boris Veiseneni suulised esitused ja sõnatööd ning väljend Pajehali Dalša on meil eluks ajaks meeles. Ele mälgu vene keele tund, polnud vene keele tund, kui seal ei oleks olnud kultuuriampsa. Eeva Ojakivi inglise keele tunnid ei olnud nagu iga teine, seal oli alati mingid sorti digiharjutused. Kooli tublim inglise keele õpetaja on loomulikult Tiina Tubli. Kui keegi ütleks, et ma lähen matemaatikatundi, siis ma arvan, et paljudel meie klassist tuleks vaimusilma pilt õpetaja Ester Muni tunnist. Kui ei oleks olnud matemaatikaõpetaja Piret Jaani õpetust, sõbra vaenlane on ka minu vaenlane, vaenlase vaenlane on minu sõber ja sõbra sõber on ka minu sõber, negatiivsete arvudega tehetel ei oleks me seda ilmselt nii hästi selgeks saanud. Põimlause põhireegli, küsisõna lause sees, tahab, enda ees, õpetas meile selgeks emakeele ja kirjanduse õpetaja Tiina Õunapuu. Ajalootunnid jäävad alatiseks meelde nii õpetaja Revo Lastiku huumori poolest kui ka boksitunniga Puieste maja matisaalis. Isegi kui töövihiku täitmisel geograafiatundides sai rohkem naerda, kui teha tööd, siis õpetaja Kersti Pajor tegi meile ikkagi kõik kliimavööndid ja tuulte nimetused selgeks.
kuigi täna ei ole kohal 2 meid õpetanud õpetajat, sooviksime neile avaldada ikkagi tänu. Poiste lemmik suusatundide läbiviija, see on loomulikult Ardo Väre. Kaili Jussi võib kirjeldada kui hooliva, kannatliku ja alati abivalmis õpetajana. Koos soovime tänada ka ühiseid õpetajaid. Õpetaja Gregori Hermet on muhevana, kelle tundides sai räägitud nii maast kui ilmast. Kui 9. B kirjeldaks õpetaja Silver Aarnat 3 sõnaga, siis need oleks stress, ronimissein ja päikesepaneelid. Tänu Viivika Kurele teame, et Pythagorase teoreem on kõige vajalikum asi meie elus ja miinusmärk sulu ees tõesti muudab märgi sulu sees. Ilma Leena Leonovitšita ei teaks, kuidas joonestada treppe ning mis on minimalism. Oleme õpetaja Agnes Gertrud Aavastele väga tänulikud, et ta pidas vastu meie meelehärmile peale seda, kui ta ütles, et teeme järjekordselt grupitöö. Ilma õpetaja Merike Allikuta ei teeks me vahet ooperil, operetil ja muusikalil. Meenutame alati hea meelega Katrin Lastiku kunsti- ja käsitöötunde, kus oli rohkem jutustamist kui töö tegemist. Tänu Illimar Lõivule teevad poisid, kuidas portfooliot teha. Tänu Anna-Liisa Asula õpetusele teame, et matemaatika on mõtlemise arendamiseks. Õpetaja Mailis Viirma tunnid olid enamasti lõbusad ja filmirohked. Tänu Jürgen Kuresoo innustamisele on meie klassi poisid sportlikult aktiivsed. Isegi kui täna ei ole õpetaja Evelin Pihlakut siin, oleme väga tänulikud temale nende pikkade aastate eest ja sellele, et ta ei teinud meiega kevadel NATO testi. Ühiselt soovivad 9A ja 9B tänada ka kooli. Mälestuseks kingime me teile kummipuu, mis võiks minna uuendatud Puieste koolimajja. Nüüd soovime 9A klassi poolt tänada meie klassijuhatajaid. Meie esimene klassijuhataja oli Anneli Puusaag, kes pani meie haridusteekonnale aluse. Õpetaja Anneli oli alati toetav ja hooliv, aga ka järjekindel ja õiglane õpetaja, kes aitas meil jõuda esimese klassi põnnidest 6. klassi noorte õppuriteni. Aitäh, et oled osa olnud meie teist.
lõpetuseks tahame tänada meie praegust klassijuhatajat Silver Aarnat, kes on meid ära kannatanud 7. klassist praeguse hetkeni. Õpetaja Silver on olnud õpetaja, kes on meid alati julgustanud pingutama ja jõudma enda eesmärkideni. Silver klassijuhatajana ning füüsika ja geograafia õpetajana on olnud alati aus, kannatlik ja mõistev. Aitäh, Silver, et oled meist teinud iseseisvad ja töökad noored. Üheksas B sooviks viimasena, kuid kõige olulisema tänada ka oma klassijuhatajaid. Ave Sugu lõpetas meile selgeks nii numbrid kui ka tähed, tegi puust ette ja punaseks, kuidas teha kirjatähti ja palju muud. Tänu temale oleme alla saanud tugeva põhja, mille pealt edasi liikuda. Kati Grillo on olnud meie klassijuhataja 6 aastat. Lisaks sellele on ta meile õpetanud selgeks, kuidas koostada keemilisi võrrandeid ja et fotosüntees toimub rohelistes taimedes. Oled meid vaadanud kasvamas väikestest lastest teismelisteni. Täna saab otsa põhikool ja koos sellega meie teekond sinuga. Sellega seoses on meil sulle kingitus, millest üks osa ootab sind juba kodus.
hari ennast ise ja püüa sellega, mis sa oled teistele mõjuda. Ennast esilekohale seades ära unusta oma kaaslasi, sõpru, perekonda, häid tuttavaid, kes on sinu kõrval erinevatel eluetappidel sammunud. Lihtne tõde on see, et kui soovid edasi jõuda, ära unusta teisi ning ära kunagi kahetse. Kõik hea on imetore, kõik halb aga kogemus. Tuult tiibadesse, head Elva gümnaasiumi põhikooli lõpetajad. Enne veel, kui tänased lõpetajad suunduvad edasist õnne otsima ning õnnitlusi vastu võtma, ütleme üle, et klasside pildistamine toimub orienteeruvalt 15 minuti pärast Kultuurikeskuse Arbi järvepoolses küljes. Aktus on sellega lõppenud. Palume tõuseme ja saadame värsked põhikooli lõpetajad uutele radadele. Arma